Nii, tere! Mina olen siis Tiiu. Panen oma siit märkmed ka ette. Nii. Ja mina siis räägin natuke veel mõningatest tehnoloogiatest ja rakendusvõimalustest, millest siis enne põhjalikumalt juttu ei tulnud. Nii, kas mul need slaidid ka vahetavad? Aha, väga hea. Kõigepealt siis natuke veel tekstiloomest. Siin juba sellest enne oli veidi juttu, aga tekstiloomeks meil siis on vaja kõigepealt andmeid, mille põhjal me tahame siis hakata mingit teksti genereerima. Et need andmed võivad olla nii arvulised kui ka loomulikus keeles, kui miks mitte ka pildilised andmed. Siin Silver juba tegelikult mainis enne ka sellist vestlusrobotit nimega Elisa, mis oli siis virtuaalterapeut, kes pani sind küll rääkima, aga väga mingeid tarku lahendusi probleemidele pakkuda ei osanud. Et see oli siis 60-ndatel loodud ka põhimõtteliselt tekstiloome siis tehnoloogia. Aga tekstiloome tehnoloogiat võib kasutada ka teistsugustel eesmärkidel. Näiteks miks mitte selleks, et natukene ennast lõbustada. Näitan siis ühte sellist rakendust, kus saab siis automaatgenereerida meeme. Ehk siis klikin siin näiteks sellele meemile ja tuleb siis selline... Kuidas? Ei ole näha. Kas ma pean selle tõstma sinna ekraanile? Aha. Nii. Nüüd on näha. Ühesõnaga, selline siis keskkond nagu IMG Flip treenis siis oma tehisintellekti erinevate kasutajate loodud meemide põhjal ja siin siis selle süsteemiga on siis võimalik ise automaatgenereerida erinevaid meeme. Et siin on küll selline valika, kus sa saad sisestada mingit teksti, mida ta siis kasutab nii-öelda sisendiks selle meemile, aga kahjuks seda alguses oli see küll kõigile kasutatav, aga siis nad mingi hetk said aru, et see on nii ressursimahukas selline genereerimine, et nüüd ainult pro-kasutajad saavad seda siis proovida. Et põhimõtteliselt, kui ma siin uuesti klikin sellele samale meemile, et siis ta, mõned neist on päris naljakad ja päris siuksed arusaadavad, aga mõned on sellised üsna suvalised. Nii. Aga näiteks, mida meil veel on võimalik teha tekstiloomega? Väga levinud on ka erinevate raportite automaatgenereerimine, näiteks ilmateade või ka meditsiinis siis haiguslugude genereerimine. Selleks on siis meil vaja kõigepealt arvandmeid. Haigusloo põhjal võivad need olla ka siis tekstilised andmed. Aga ma arvan, et kõik on kokku puutunud automaatgenereeritud raportitega siis sellisel leheküljel nagu inforegister. Siin on siis automaatgenereeritud artiklid, näiteks Eesti Keele Instituudi puhul siin 2 artiklit. Kui ma vaatasin seda, siis huviga vaatasin, palgaralli lugu, hakkasin seda natuke lugema, avastasin, et tegelikult palgaralliga siin väga midagi pistmist ei olnud. Et selles mõttes need automaatgenereeringud võivad ka ikkagi nagu puusse panna, et antud juhul siin siis toimub see genereerimine niimoodi, et on olemas sellised tekstimallid, kuhu siis vastavatesse positsioonidesse sisestatakse siis kas numbrilised andmed, enamasti on vist numbrilised andmed siin. Et neil on vist, ma ei mäletagi, kas neil oli kuskil 10-20 erinevat sellist malli, mida nad siis genereerivad ükskõik millise ettevõtte te siit inforegistrist üles otsite, et siis leiate ka selliseid artikleid, mis tutvustavad neid ettevõtteid.
Ja kolmandaks näitan ka siis pildi allkirjade genereerimist, ehk siis siin on üks tore pildikene, kus me näeme mingit linna siluetti ja bussi. Ja kui ma nüüd vajutan siia Generate Caption, siis see mudel on siis eelnevalt treenitud igasuguste erinevate piltide põhjal, kus on siis kirjeldatud, et mis seal pildil on. Ja nüüd selle põhjal, mis ta on eelnevalt siis treenitud, selle põhjal ta oskab siis ära tunda, et mis siin pildil tõenäoliselt on ja pakkuda erinevaid pealkirju sellele pildile. Et miks see vajalik on just seetõttu, et niimoodi on meil võimalik siis teksti abil otsida pilte, et näiteks kui sa tahad selliseid nunnusid kiisupilte Google'ist otsida, siis sa saad sinna lihtsalt sisse trükkida cat või kass ja leidagi neid kassipilte. Juturobotitest on siin või vestlusrobotitest on siin juba eelnevalt juttu olnud, et nendest ma ei hakka pikemalt rääkima, aga sisuliselt on ka tegemist siis tekstiloomega. Nüüd lisaks on väga hea rakendus tekstiloomele ka pikemates tekstides siis sisukokkuvõtete tegemine, millel tegelikult eestikeelse rakenduse siis väljatöötamiseks on taotlusvoor nüüd avatud, tähtaega 28. detsember, et loodame, et varsti meile ka selline rakendus tuleb. Ja tegelikult samuti on taotlusvoor avatud siis eestikeelsete tekstide lihtsustajale, et sellel juhul on siis, sellest on siis eelkõige abi just näiteks keeleõppijatele või ka lugemisraskustega inimestele. Lisaks on meil võimalik tekste luues seada ka erinevaid tingimusi, kui me tahame, et see tekst oleks just meie vajadustele sobiv. Näiteks dialoogisüsteemide puhul on kasulik arvestada ka eelnevalt sisestatud teksti või siis eelnevat konteksti, mitte ainult siis nagu vahetult viimast lauset, mida kasutaja trükkis. Et kui ma vestlen siis selle vestlusrobotiga või juturobotiga, et mulle ka ju meeldiks, et ta mäletaks seda, mis ma ütlesin võib-olla oma kõige esimese või ma ei tea, teise lausena talle. Lisaks on meil võimalik ka personaliseerida neid siis vestlusroboteid või ka siis seda tekstigeneraatorit, et öelda talle, et ole rohkem selline või ole rohkem teistsugune põhimõtteliselt. Et siin käis ka läbi eelnevalt näide selle Elisa juures, et siis oli teine sarnane vestlusrobot, kes oli siis nii-öelda patsiendiks talle, et see tekitab meis tegelikult rohkem sellise tunde, nagu me loekski päriselt siis inimese kirjutatud teksti. Samuti on meil võimalik määrata ka see teema, millest me tahame siis, et see genereeritud tekst hakkaks kõnelema. Ja on võimalik ka määrata selline emotsionaalne siis tonaalsus sellele tekstile. Et ka see siis hõlbustab seda huvi tekkimist lugejal teksti vastu ja ühtlasi ka mõjub meile tõetruumalt, kui seal on mingid emotsionaalsed sõnad sees. Muidugi peab siis mõtlema, et kuhu see sobib ja kuhu mitte. Sellega järgmise sõna ennustamisega või siis järgmise fraasi ennustamisega ma usun, et on kõik kokku puutunud vähemal või rohkemal määral, kas siis oma telefonis näiteks trükkides või ka Gmailis näiteks inglisekeelset kirju trükkides, siis ka Gmail pakub sulle, et milliseid fraase sa võiksid tahta järgmisena sisestada või milline võiks olla see kirja algus või lõpp. Et sageli käib see siis käsikäes automaatse teksti korrektoriga, mis siis mõnikord võib kas siis palju nalja või palju meelehärmi meile põhjustada. Aga üldiselt on tegemist sellise mugavusrakendusega, mis aitab meil siis kiiremini trükkida. Loomulikult võiks siis küsida, et aga mida see teeb siis meie endiga, et kuidas see mõjutab meie enda käitumist, et kas tulemuseks on see, et me lähemegi mugavaks ja tahame hästi kiiresti trükkida ja selle tõttu siis enam ei isikusta oma sõnumeid, et ei mõtle, et nüüd ma kirjutan sellele sõbrale või nüüd ma kirjutan sellele sõbrale, vaid kohe valingi sealt järjest erinevad need sõnad, mis mulle see rakendus välja pakub, et kasuta neid järgmisena.
Või siis teine probleem on see, et kui need andmed siis satuvad kuhugi treeningandmete hulka või siis valideerimisandmete hulka mõnele teisele rakendusele, et siis on küsitav, et kas nende põhjal võiks siis treenida või mitte, et sõltuvalt siis loomulikult sellest, et mis on siis rakenduse eesmärk. Ja kuidas neid süsteeme siis õpetatakse? Kõige tavalisem on see, et ta jälgib, et mida sa trükid, mis sõnu sa rohkem kasutad, mis sõna järgi, mis sõna sa kasutad. Või võimalik on ka see, et need on eelnevalt treenitud juba olemasolevate andmete põhjal ja siis selle alusel hakkab sulle pakkuma ja samal ajal võib-olla ka õpib selle põhjal, et mida sina siis eelistad. Nüüd üks selline rakendusviis siis keeletehnoloogial on tekstide anonüümiseerimine ja pseudonüümiseerimine, mis on ka päris laialt levinud. Sellest on palju kasu, eelkõige just näiteks teadusvaldkonnas, aga miks mitte ka statistikas või kohtupraktikas. Et mis nende vahe siis on anonüümiseerimine ja pseudonüümiseerimine? Tundub hästi sarnane. Hästi lihtsalt öeldes siis anonüümiseerimise puhul kustutatakse täielikult need tundlikud isikuandmed ja neid ei ole võimalik tagasi viia enam sellele algsele kujule. Et siin näitelause puhul siis ma elan Pärnu linnas koos oma ema Mariga, siis Pärnu sealt eemaldatakse, kui meil on soov eemaldada näiteks kohanimed või aadressiandmed. Ja ühtlasi see ema nimi Mari siis ka eemaldatakse ja siis asendatakse kas siis lüngaga või siis võib ka asendada mingisuguse näiteks X-iga. Muidugi see eeldab seda, et kõigepealt on need üksused sealt tekstist tuvastatud. Selleks näiteks on võimalik kasutada STLTK-s siis nimeüksuste tuvastajat. Loomulikult on meil tegelikult võimalik ka tuvastada palju teisi erinevaid andmeid sealt, et kui meil on vaja näiteks varjata inimese vanust või isikukoodi, aadressi, töökohta, krediitkaardi numbrit, et siis need kõik on võimalik tegelikult sealt tekstist üles leida. Pseudonüümiseerimise puhul siis needsamad andmed asendatakse siis sama tüüpi identifikaatoriga. Ja need siis see asendus ja see algandmed, need on omavahel siis sellise võtmekesega seotud. Et nendel, kellel on see võtmeke olemas, neil on võimalik siis need tekstid algkujule tagasi viia. Ja siin on siis oluline märkida seda, et näiteks kui siin on see ema nimi Mari, nüüd igal pool, kus see Mari siis selles samas tekstis esineb, siis ta igal pool asendatakse näiteks siis Katiga. Et igal juhul siis Mari muudetakse Katiks. Või siis Pärnu näiteks asendatakse linna nimega Kuressaare. Siin võib olla ka välja mõeldud mingisugune linna nimi. Muidugi keeruliseks läheb võib-olla asi siis, kui näiteks inimese nimi Mari on suhteliselt levinud nimi, et võib-olla seal tekstis on veel mõni Mari. Et see on nüüd see koht, millega ilmselt see rakendus natuke võib jänni jääda. Tehniliselt sellise lahenduse loomine ei ole väga keerukas ja seetõttu jah, et seda kasutatakse päris paljudes kohtades. Siis on selline põnev rakendus siis keeletehnoloogiale nagu küsimustele vastamine, mis tegelikult ta on põhimõtteliselt nagu otsingumootor, aga siis sisu erineb võib-olla natuke tavalisest otsingumootorist selles mõttes, et sa ei sisesta mitte märksõna sinna otsingulahtrisse, vaid sisestadki inimkeelse küsimuse. Või siis, kui on sinna liidetud juurde ka kõnetuvastus, et sa võid küsida selle küsimusega siis kõneledes. Ja süsteem siis vastab sulle samuti inimkeelse lausega või vastavalt, et mida sa temalt küsid. Et kui sa näiteks ütled, et esita mulle nimekiri Tallinna restoranidest, et siis ta tunneb ära, et tal on vaja esitada nimekiri ja ta panebki need restoranid mingisuguse siis sinule eelistatud kriteeriumi alusel siis järjekorda esitab sulle nimekirja. See muidugi eeldab seda, et süsteem peab siis mõistma selle küsimuse grammatilist struktuuri
ja arvestama ka siis sõnade tähendust ja konteksti. Ja need andmed, kust ta siis hakkab otsima, need võivad olla nii struktureeritud kui ka struktureerimata, et lähtuvalt sellest, et kas see süsteem on meil siis mõeldud tegelema mingisuguse ühe konkreetse teemaga või on ta selline teemade ülene, et näiteks kui me Google'is midagi otsime, et siis me eeldamegi, et see Google'i otsingumootor otsibki kogu veebist meile vastust. Et üks esimesi selliseid süsteemi oli siis Baseball, mis oli Stanfordi ülikoolis loodud 1961. aastal ja süsteemi ülesandeks oli siis vastata pesapalli siis tulemusi ja punktitabeleid puudutavatele küsimustele. Ja selle süsteemi andmed olid siis struktureeritud kujul tabelis, aga tänapäeval meil on ikkagi väga palju vaja ka toime tulla struktureerimata kujul andmetega. Nüüd üks keeruline koht siis selle küsimustele vastamise lahenduse puhul on see, et kui me tahame otsida vasteid ka mingites muudes keeltes, aga vastust tahame ikkagi saada siis oma selles päringu keeles. Et see tähendab seda, et kogu see küsimus on vaja kõigepealt siis tõlkida kõigisse võimalikesse keeltesse ja siis seejärel uuesti tagasi tõlkida see vastus meie siis päringu keelde. Lisaks võib meil olla vajadus otsida ka erinevatest multimeediafailidest, näiteks kui me tahame sedasama pildiotsingut teha, nagu siin ma enne tõin näite, et kui meil on vaja neid nunnusid kiisupilte otsida, et siis esmalt on vaja meil süsteemi, mis tunneb piltide pealt ära, et just seal on need kiisukesed selle pildi peal. Et see eeldab loomulikult seda, et see süsteem on kõigepealt siis treenitud ka pildi pealt seda kassi ära tundma. Et kui ta on treenitud näiteks ära tundma pildi pealt ainult veoautosid, siis kassipiltidest midagi tarka arvata ei oska. Audio ja video puhul on siis abi meil kõnetuvastusest, mis siis muudab selle kõne kõigepealt tekstiks ja siis seejärel on võimalik sellest tekstist juba üsna tavapäraste meetoditega otsida. Nii, aga liigume nüüd suunaga tulevikku. Vaatame, kuhu me teel oleme ja kuhu me võiksime ehk ka lähiajal jõuda. Kõigepealt siia väike sihuke kõrvalepõige hoopiski finantsmaailma. Et neid prognoose vaadates võiks öelda, et keeletehnoloogial läheb hästi, keeletehnoloogia tulevik on helge ja siin on siis mulle pandud näited kahest erinevast prognoosist, et ühed on siin vasakpoolses turbas siis tekstina ja teised on siis parempoolses diagrammis andmete kujul, et siit, mida me võime välja lugeda, on see, et aastaks 2026 prognoositakse keskmiselt, et see keeletehnoloogia siis turg kasvab 3–4 korda. Ja põhjuseks tegelikult ongi siis see, et meil tõepoolest neid erinevaid keeletehnoloogilisi rakendusi üha enam kasutatakse, üha suureneb see vajadus nende järgi ja üha rohkem me oleme harjunud ju sellega, et kõik kodumasinad, autod suhtlevad meiega ja meie saame ka nendega vastu suhelda. Siin veel üks sihuke huvitav näide sellest, et kuidas turg ka muutub keeletehnoloogias samuti. Et kui 2018 aastal kõige suurem siis keeletehnoloogia kõige suurem turuosa oli Põhja-Ameerikas, siis samal aastal kõige kiiremini kasvas hoopiski Aasia ja siis Vaikse ookeani piirkonna turg. Et kahjuks mul praegu värskemaid andmeid selle kohta ei ole, aga võib eeldada, et üsna sarnane olukord meil on praegu ka. Nii, aga läheme täpsemalt mõne siis valdkonna juurde, et kus siis juba tegelikult praegu, aga eeldatavasti tulevikus veelgi rohkem keeletehnoloogia rakendust võiks leida. Tervishoiu valdkond on siis see valdkond, mis ma usun, et võib-olla halb niimoodi öelda, aga tänu sellele COVID-i pandeemiale sai ka sellise tõuke, et veelgi rohkem integreerida erinevaid siis keeletehnoloogilisi lahendusi
ja et siis töödelda kõiki neid andmeid, mis selle kriisi ajal tulid. Et näiteks siis Hiinas selline asutus nagu Alibaba Tamo Akadeemia lõi oma mudeli, mis siis muuhulgas rakendati ka selleks, et märtsis 2020 siis analüüsida erinevaid siis COVID-epideemiaga seotud andmeid ja nende põhjal siis hinnata seda COVID-i levikut erinevates Hiina linnades ja ühtlasi ka ennetada seda, et mis võib hakata juhtuma. Et samuti on sellistest siis mudelitest väga palju abi selleks, et prognoosida, et kuidas mingi haigus võib kulgeda siis eelnevate andmete põhjal, mis on kogutud. Ja kindlasti on ka abi, et õige siis ravi määrata, et praegusel juhul meil robotid ravi veel ei määra, aga kindlasti sellistest rakendustest on abi, et siis juhtida selle meditsiinitöötaja tähelepanu teatud siis näitajatele või teatud trendidele, ilmingutele, mis selle konkreetse inimese siis tervisega võib toimuda. Nüüd siin kõrval oleval siis illustratsioonil te näete ühte röntgenpilti ja röntgenpilte on samamoodi võimalik siis analüüsida pildituvastus siis vahenditega ja siis selle põhjal genereerida teksti. Et antud juhul siin siis üleval impression sektsioonis on kirjeldanud kardioloog seda, et mida siis tema seal pildi peal näeb. Keskmises ehk siis findings sektsioonis on siis omakorda see pildituvastus kombineerituna siis tekstigeneraatoriga öelnud, et mida tema sealt pildi pealt leidis, et siis süsteem on ilmselt treenitud väga suure hulga röntgenpiltide põhjal, et sealt siis leida nendest kopsudest erinevaid võimalikke kõrvalekaldeid normaalsusest. Ja all siis tags sektsioonis on toodud peamised siis märksõnad, et millega võiks tegu olla. Et sellisel kujul ta siis saab tõepoolest, nagu ma ütlesin enne, et tähelepanu juhtida ja abistada siis selle diagnoosi ja õigeaegse ravi määramisel. Nüüd, eriti kui me praegu vaatame siis praegust olukorda maailmas, siis meil on loomulikult väga tähtis see, et meditsiinipersonali ressurssi kasutataks mõistlikult, et me ei koormaks neid üle võib-olla nende väga lihtsate probleemidega. Ja siinkohal tegelikult saavadki abiks tulla vestlusrobotid, kes aitavad siis, suhtlevad selle inimesega, kellel on mingi mure, aitavad tal võib-olla välja selgitada, et mis see probleemi nagu olemus on või kas teda peaks suunama näiteks ühe või teise arsti juurde pigem. Ja ilmselt ka võivad pakkuda lahendusi siis lihtsamate tervisehädade koduseks raviks. Ja keerulisemate probleemidega siis suunata vastava siis arstiga kas siis vestlema või siis ka arsti vastuvõtule. Eestis ma ei tea praegu, et meil oleks sellist nii-öelda arst-vestlusrobotit, aga USA turul on selliseid ettevõtteid olemas, kes antud teenust pakuvad. Turvalisuse valdkonnast ma usun, et me kõik mäletame, võib-olla praegu nii väga neid enam ei kasutata, aga mäletame turvaküsimusi stiilis, et mis oli sinu ema neiupõlve nimi või mis on sinu kodulinn. Et tulevikus ilmselt hakkavad need turvaküsimused olema märksa personaalsemad ja spetsiifilisemad ja võib-olla mitte nii väga sellised, millele võib-olla sinu, ma ei tea, vendi õde ka kohe oskab siis vastuse öelda. Et kuidas siis see võiks töötada? Ütleme näiteks, et sa oled siis enda nõusolekul jaganud oma isiklikku teavet sellele süsteemile ja näiteks sealt on välja tulnud siis see, et sulle meeldib jalgpall ja ühtlasi on sealt siis selgunud ka, et milline on sinu lemmik jalgpallimeeskond. Nüüd süsteem võib otsida selle kohta veebis siis täiendavat infot ja hoopiski esitada sulle küsimuse kujul, et kes on sinu lemmik jalgpallimeeskonna kapten.
ja eeldatavasti, kui sa oled tõesti selle ala fänn, et siis sa ilmselt oskad sellele küsimusele vastata. Ja samuti oskab ta siis selle vastuse valideerida selle põhjal, et mis ta siis nagu veebist leidis. Nüüd natukene tegelikult juba puudutasin enne seda automaatgenereeritud raportite koostamist, aga kui me vaatame siis tulevikku just turu ja andmeanalüüsi seisukohast, siis näiteks aktsiaturu puhul, kes jälgivad aktsiaid, siis kindlasti olete kokku puutunud selliste automaatgenereeritud aktsiaraportitega, kus all on siis midagi sarnast kirjas nagu siin slaidi all servas, et selle raporti siis genereeris robot ja mis selle pluss on see, et need raportid ilmuvad üsna kiiresti, et robotid suudavad neid väga kiiresti siis turu kõikumiste ja hindade liikumiste põhjal luua ja neid on selles mõttes lihtne lugeda, et mingil põhjusel meile meeldib lugeda sellist tekstilist infot, on ka neid inimesi muidugi, kes eelistavad graafikuid jälgida, aga selliste raportite põhjal siis on meil võimalik seda tekstiinfot just kiiresti genereerida. Nüüd konkurentsianalüüs siis on vajalik eelkõige ettevõtetele, kes alles sisenevad turule või miks mitte ka ettevõtetele, kes juba tegutsevad turul, et jälgida, mis siis turul toimub. See seisneb siis selles, et kogutakse sarnaste ettevõtete kohta erinevat infot veebist. Näiteks vaadatakse nende kodulehti, vaadatakse arvustusi, vaadatakse artikleid võib-olla, mis on nende kohta ilmunud. Ja selle põhjal siis antakse hinnang, et kas ja mil määral siis see ettevõte võiks olla sinu ettevõtte konkurent. Et siin on siis kasutusel erinevad tekstikaeve meetodid ja siis lõpuks see hinnang või raport võib olla nii numbriline kui ka tekstiline. Siis siin juba ka enne korra mainiti sellist kasutaja kogemuse analüüsimist, et on täitsa olemas ka Eesti turul sellised tööriistad, mille põhjal on võimalik siis oma siis kas ettevõttele või teenusele või ka tootele jäetud hinnanguid analüüsida. Et lihtsam viis on meelestatuse analüüs, ehk siis anda sellele üldine hinnang, et kas see arvustus oli siis positiivne või negatiivne. Aga selleks, et saada siis natuke põhjalikumaid andmeid, oleks vaja seda ka sisulisemalt veidi analüüsida, näiteks tuua sealt välja mõningad võib-olla korduvad märksõnad. Ja viimaseks tooksin välja sellise siis kasutusvaldkonna nagu klientide käitumise ennustamine. Et see tegelikult puudutab nii olemasolevaid kliente kui ka potentsiaalseid kliente. Et tegelikult, kui me veebis ringi liigume, siis päris sageli meilt küsitakse erinevat lehtedelt, et kas me oleme nõus sellega, et meie kohta mingeid andmeid seal kogutakse. Ja no olgem ausad, enamasti me lihtsalt kerime sinna lõppu ja vajutame jah, olen kõigega nõus. Ilma süvenemata, et mis seal täpselt siis küsiti. Aga loomulikult siis meie kohta andmeid kogutakse, sest et nagu siin enne ka öeldi, et andmed on ju uus kuld. Ja nende andmete põhjal on siis ettevõtetel võimalik hinnata, et kas meie võiksime olla huvitatud näiteks nende tootest või kui me oleme juba klient, et kas me võiksime olla huvitatud mõnest järgmisest tootest. Või ka miks mitte analüüsida olemasolevate klientide näiteks meilivestlusi või ka tagasisidet siis selleks, et hinnata, et kas see klient on pigem selline keeruline klient või see klient on selline, kes alati kirjutab, et kõik on nii tore ja kõik on nii hästi. Ja tegelikult on siis võimalik ka endale selliseid märkmeid teha erinevate klientide kohta, et kui me teame, kui meil on välja selgunud, et on mingi probleemne klient, et siis selle kohta võib-olla teha märge, et temaga suhtlemisel olla siis eriti tähelepanelik. Nii, tegelikult tekstiloomest, kui ma enne rääkisin juturobotitest ja siis sellisest meemide genereerimisest, siis nüüd tuleme millegi märksa suurema ja tõsisema juurde, et tegemist on siis praegusel ajal suurima siis tehisnärvivõrkudel põhineva mudeliga, mille nimi on siis GPT-3 ehk siis Generative Pre-trained Transformer. Ja
see on siis ilmunud või siis kättesaadavaks tehtud 2020. aastal. Ta on siis 3. põlvkonna omasarnane mudel, esimene ilmus 2018, teine 2019. Ja üsna pea pärast ilmumist tegelikult sellele koodile siis sai eksklusiivse litsentsi Microsoft, aga API kaudu on seda mudelit endiselt võimalik kasutada. Kui väike sihuke võrdlus teha, siis viimane kõige suurem mudel oli treenitud 17 miljardi siis parameetriga, siis see mudel on treenitud 175 miljardi parameetriga. Et praktiliselt kõik, mis võimalik, on sinna nagu treeningandmetesse pandud. Aga mida see mudel siis teeb? Ta suudab luua siis loomulikus keeles teksti, mis tõepoolest tundubki väga loomulik ja väga tõepärane ja suudab tegelikult luua siis väidetavalt nii artikleid, luulet, ilukirjandust, uudiseid, dialoogi, jätkata etteantud teksti ja põhimõtteliselt ta suudab tegelikult luua kõike, millel on olemas see tekstistruktuur. Et ta suudab teha ka kokkuvõtteid ja muuhulgas näiteks ka kirjutada koodi. GPT-3 peaks väga kenasti tulema toime lisaks inglise keelele ka saksa, vene ja jaapanikeelse tekstiga. Nüüd see, mida ma saan teile veebis näidata, on GPT-J, ehk siis ta on avaliku lähtekoodiga alternatiiv GPT-3-le. Ta põhimõtteliselt on sama võimekas kui GPT-3 väikeste mööndustega, aga testisin seda nii siis inglisekeelse kui ka kohe näitan teile, testisin seda nii inglisekeelse kui ka eestikeelse teksti puhul. Et siin on mul sisestatud siis väike inglisekeelne nagu prompt või selline lause. Praegu see lause siis meil räägib Eesti Keeletehnoloogia Kompetentsikeskusest ja vaatame, kuidas ta jätkab seda teksti. Et siin on võimalik ka erinevaid nagu parameetreid siin kruttida ja vaadata, mis siis juhtub. Aga siis tulemus tuli selline. Ja tegelikult siin iga kord, isegi kui ma sama teksti sisestaksin nüüd uuesti, paluksin tal uuesti seda mudelit jooksutada, et siis see tulemus tuleb iga kord veidi erinev. Aga kui seda hakata nüüd siin natuke lugema, siis üldiselt on niisugune nagu enam-vähem tekst, et püsib ta teemas ja mõnikord võib anda täiesti üllatavalt ka väga sellist, tekib selline tunne, et issand, ta saigi aru, millest ta räägib. Nüüd ma huvi pärast proovisin, mis juhtub, kui ma siia eestikeelse teksti sisestan. Panin siia sellised väga lihtsad laused ja vaatame, mis siis tuleb. Et see tulemus tuleb küll selline, et ta on nagu grammatiliselt on justkui kõik korrektne, või niivõrd-kuivõrd korrektne, aga sisuliselt ega siin väga mingit adekvaatset sisu ei tule. Ma võin muidugi siit ka jätkata seda, et kui ma vajutan send result as prompt, siis ta läheb selle tekstiga veel edasi ja ta võib jõuda väga huvitavatesse kohtadesse välja. Et see on niisugune väga põnev tööriist, mida niimoodi praegusel juhul küll meelelahutuslikul eesmärgil siis katsetada. Aga potentsiaal on sellel suur ja nii, mis nüüd juhtus? F5. Okei. Miks ta ei tule mul tagasi? Aitäh. Nii, jah. Ühesõnaga, see oli siis GPT-3 vabavarana siis kättesaadav alternatiiv GPT-J. Nii, tulevikus kindlasti on meiega kaasas masintõlge. Võiks üldse küsida niimoodi provokatiivselt, et kas meil üldse on vaja mingeid keeli õppida enam 10-20 aasta pärast. Aga ma arvan, et jätame selle siis igaühe enda otsustada, et mis see vastus võiks olla sellele küsimusele.
Automaatsetest subtiitritest siin juba enne oli veidi juttu, et eestikeelne kõnetuvastus on piisavalt heal tasemel, et me suudame genereerida näiteks eestikeelsele kõnele siis eestikeelseid subtiitreid ja see jõuab ka tegelikult juba järgmisel aastal siis Eesti telekanalitesse. Aga selleni, et me siis tõlgiksime näiteks ingliskeelse filmi kohe automaatselt eestikeelseks subtiitrite puhul, et sinna natukene veel läheb aega, kuigi kõik eeldused selleks on olemas. Nüüd väga selline kuidagi väga futuristlikult ilmselt kõlab see, et ma lähen välismaale, panen kõrvaklapid kõrva ja saan tänaval kokku mõne kohalikuga ja küsin temalt näiteks juhiseid ja kõrvaklapid siis kohe tõlgivad, et siis ma pean ühe kõrvaklapi muidugi temale andma, et tõlgivad kõigepealt minu kõnet siis temale arusaadavasse keelde ja siis vastu tema kõnet siis mulle arusaadavasse keelde. Aga tegelikult selliseid asju on juba olemas, näiteks leidsin veebist otsides, et Pilot Earbuds on juba turul aastast 2017. Hetkel on seal 15 keelt, mis on toetatud, et eesti keelt kahjuks seal hulgas ei ole, aga 15 siis suuremat keelt ja muu hulgas ka mõningad siis regionaalsed variatsioonid nendest keeltest, ehk siis mõningad murded. Ja sa saad kuulata siis nii mees- kui naishäälega siis seda tõlget. Ja kaasa tuleb ka siis telefoniäpp. Et kui ma hakkasin neid arvustusi siis lugema, siis peamine mure oli see, et mürarikas keskkonnas ta ei pruugi siis eristada seda, et seda kõneleja häält siis sellest taustamürast, et näiteks kuskil baaris tahad võib-olla baarileti ääres mõne kena inimesega suhelda, siis see ei pruugi õnnestuda. Ja teine probleem oli siis see, et kui seda toetatud keelt, näiteks inglise keelt kõneleb mõni inimene, kellel see ei ole emakeel, et siis teatavasti meil on kõneledes igalühel siis oma natuke eripärane aktsent, et sel juhul ta ei pruugi alati õigesti aru saada sellest, et mis siis see kõneleja öelda proovib. Et arenguruumi on, aga minu arust väga äge, et meil juba sellised lahendused on tegelikult töös ja olemas. Nüüd sellest teemast, mis puudutab küberturvet, sõjaväge, kaitseteenistust, luureteenistust, kahjuks ma väga põhjalikult rääkida ei saa, sest seda infot lihtsalt ei ole väga niimoodi kätte saada kusagilt, aga selge on see, et kõigiks nendeks eesmärkideks keeletehnoloogiat kasutatakse. Näiteks me teame, et USA kaitseministeeriumil on koostöölepped Google'i, Microsofti ja Facebookiga. Me täpselt ei tea, milles need lepped, milles see sisu seisneb, aga selge on see, et seal mingisuguseid keeletehnoloogilisi rakendusi ka kasutatakse, et neid kasutajate siis infot analüüsida. Siin juba enne ka mainiti seda, et tekstikaeve või siis üleüldse nagu tekstianalüüsi meetodid võimaldavad meil kiiresti jälgida seda, et mis maailmas toimub, näiteks sotsiaalmeediavõrgustike kaudu või ka ajalehtedes ilmunud siis artiklite kaudu, et kus on siis oht, et hakkab näiteks tekkima mingisugune äärmuslik liikumine, et seda on võimalik tegelikult jälgida niimoodi reaalajas. Ja kahjuks on nii, et mida saab kasutada heaks, ta saab alati kasutada ka halvaks, et hea näide siin on süvavõltsingud, mis ühest küljest, kui meil on vaja tuua näiteks kinolinale mõningad juba lahkunud näitlejad, siis on suurepärane, et selline tehnoloogia on olemas. Kui aga me paneme näiteks USA presidendi ütlema mingeid asju, mida ta pole mitte kunagi öelnudki ja inimesed seda päriselt usuvad, et siis me oleme ilmselt probleemi ees. Ja selleks, et ta siis saaks neid asju öelda nii, et inimesed päriselt usuvad, peab see kõne olema piisavalt usutav. Virtuaalassistentidest on meil ka siin juba päris palju juttu olnud, et need on meie igapäevaelus juba praegu kohal. Aga praegusel hetkel me peame siiski nendega suhtlema küllaltki niimoodi täpselt ja hästi selgelt ennast väljendama. Aga tuleviku virtuaalassistent võiks siis olla selline, kes saab aru ka keerukamatest käsklustest. Näiteks kui ma ütlen oma autole, et vii mind palun kohvikusse, kus ma eelmisel nädalal kohtusin oma parima sõbrannaga, siis ta peab aru saama, et mis tähendab eelmisel nädalal, kes on mu parim sõbranna, kus ma temaga siis kohtusin ja milline see kohvik siis oli, et ta peab suutma ka selle marsruudi siis leida sinna.
Ja lisaks võib-olla ma kuulan samal ajal autos veel raadiot, mul käib mingi taustamüra seal, ta peab sealt eristama minu kõne ja võib-olla oleks tore ka, kui ta suhtleks siis mu näiteks nutikoduga, et kui ma hakkan koju sõitma või kui see auto õigemini hakkab siis mind koju sõidutama, et siis auto annab juba kodule teada, et tee nüüd garaaži uks lahti, et saaks mugavalt kohe sinna sooja garaaži sõita. Nii, aga lisaks veel sellele, et meil lihtsalt on tore abiline selle virtuaalassistendi näol, sest tegelikult paraku siis tänapäeva vananevas ühiskonnas me peame mõtlema ka sellele, et meil kahjuks on palju inimesi, kes võib-olla ei saa pidevalt teiste inimestega suhelda, kes ongi jäänud natukene üksildaseks. Et tegelikult need assistendid, kui nad on loodud piisavalt mitmekülgselt, piisavalt siis inimsarnased, võivad pakkuda ka väga head sellist nii-öelda tuge või sõpra. Ja samuti, miks mitte ka siis võib-olla mõne kroonilise haigusega inimesele siis meelde tuletada, et saavad öelda siis meeldetuletusi, et nii, et nüüd oleks aeg oma siis ravimeid võtta. Virtuaalreaalsusest juba oli ka siin enne korra juttu, aga loomulikult siis põnev on selle juures see, et tulemas ta on või tegelikult mõnes mõttes ta on juba kohal, et ilmselt paljud on proovinud neid virtuaalreaalsuse prille või proovinud siis mõnda virtuaalreaalsuse mingit mängu ja näinud neid naljakaid videoid, kus siis inimesed nende prillidega vastu seina jooksevad. Aga tegelikult siis sellist nii-öelda kohtumispaika virtuaalreaalsuses, nagu meile siis Facebook või Meta oma metaversumi näol lubab, et sellist veel loodud ei ole. Aga selge on see, et kui Facebook seda ei loo, et siis ilmselt keegi teine selle varsti loob. Aga selleks, et meil see siis oleks kellegagi kohtuda, on vaja, et seal oleks ka mingid tegelased või mingid avatarid, et kas siis meie enda sellised virtuaalsed kujud või siis tehisintellekti juhitud virtuaalsed kujud. Aga loomulikult me tahaks, et nad oleks siis võimalikult inimese sarnast, et neil oleks oma taust, oma lugu, et meile tunduks, et nad päriselt mõtlevad ja planeerivad ja unistavad ja kõnelevad siis meiega meie endi keeles võimalikult võib-olla vähe robotlikult, et võimalikult usutavalt. Nii, siis jõuame sellise huvitava valdkonnani nagu teksti siis muutmine pildiks. Et kui me enne rääkisime siin pildi muutmine tekstiks, mis on siis enamasti teada tuntud kui piltide pealkirjastamine, siis nüüd on isegi Postimehe veergudele jõudis siis siin kõrval oleval pildil olev siis kujutis Tallinna vanalinnast, kus siis inimesed märkasid, et justkui midagi on valesti, et kui te tähelepanelikult vaatate, et siis tundub, et sealt võiks näha justkui Tartu tigutorni, et kes tahab seda seal näha. Aga see on siis loodud sellise siis tehisintellekti nagu Wombo Art poolt ja me võime siin proovida, et näiteks kui ma kirjutangi siia Tallinn ja Winter ja valin, et ma tahaksin näiteks saada mingit ilusat, paneme festivat, kuna meil on selline jõuluaeg, mingid ilusad piltisid. Ma vajutan create, et mis siit siis tuleb. Et siin me näeme, et vaikselt see pilt hakkab tekkima. Muidugi eriti huvitav on see, et siin on tekkinud lausa nagu 2 tasandit, et üks on selline mingi pilvepealne Tallinn ja teine on maapealne Tallinn. Aga jah, sellised need tulemused on ja see on igal juhul, minu arust tuleb siit väga ilusaid pilte, et nad on küll sellised fantaasiarikkad ja ütleme nii, et selline nii-öelda loogikaga võib-olla siin ei ole väga palju pistmist, aga kahtlemata on need väga ilusad. Ja tegelikult Nvidia hiljuti siis tõi välja ka enda siis sarnase tekstpildiks programmi,
mille puhul ma võin seda näidata, aga selle puhul mulle tundub, et kasutajaliides on kuidagi ebamugav. Nii, nüüd ta pakub mulle seda tutoriali. Et väidetavalt siis peaks olema tegu praegusel juhul kõige võimekama tekstbildiks rakendusega. Proovime, vaatame, mis siit tuleb. Ma panen siia ka Tallinn Winter. Nii, ehk siis see vajab natuke sellist mingit mutant, ma isegi ei saa aru, mis need on, aga see on siis, ütleme nii, et see on siis selle programmi tõlgendus talvisest Tallinnast. Et väidetavalt siis sellega peaks tulema kõige realistlikumad pildid, et kui selle Wombo artiga me saime sellise kauni fantaasia pildi, kus ikkagi, minu arust on üsna äratuntav, et siin on tegu ikkagi Tallinna vanalinna mingite hoonetega, siis siin ma ei tea, ma arvan, et igaüks ise võib mõelda, mis siin pildi peal tema jaoks võiks olla. Nii, aga praegusel juhul siis see teksti ümberpööramine pildiks on, mulle tundub, et peamiselt sellise meelelahutusliku funktsiooniga, aga ma usun, et üsna pea leitakse sellele ka mingi praktiline sihuke rakendus. Aga tore on ikkagi vaadata neid pilte. Nii, aga kõige lõpetuseks siis, kuhu meie keeletehnoloogia teel on. Ja ma usun, et meil läheb väga hästi ja tulevik on üsna helge, sest et kui me vaatame, et mis juba on käimas projektid või mis on kohe-kohe algamas projektid, siis näiteks grammatikakontrollija loomine, mis on siis Tallinna ja Tartu Ülikooli koostööprojekt, et see peaks siis eeldatavasti aastal 2023 valmis saama. Ja siis võimaldab meil kontrollida ka tekstis lisaks sellele, et meil on praegu võimalik kontrollida üksiksõnade õigekeelt, et siis ka teksti grammatikat. Siis nagu ma eelnevalt juba mainisin, on avatud taotlusvoorud nii teksti lihtsustaja kui ka sisukokkuvõtja loomiseks. Nende tähtaeg on nüüd detsembri lõpus. Ja samuti on käimas taotlusvoor siis erinevate dialoogisüsteemide mudelite võrdlemiseks, et leida siis parim dialoogisüsteemi mudel eesti keelele. Teine väga põnev või meie jaoks väga tähtis uudis on see, et koostamisel on keeletehnoloogia tegevuskava. See peaks siis välja tulema nüüd järgmise aasta alguses, jaanuaris-veebruaris. Ja jaotatud on see tegevuskava siis 4 valdkonnaks. Esmalt on siis keeletehnoloogia arendamine, mis on siis eelkõige suunaga, et võtmetehnoloogiaid edasi arendada. Teiseks siis keeletehnoloogia kasutuselevõtt ja populariseerimine, mille idee on siis selles, et olemasolevaid tehnoloogiaid veelgi rohkem ja edukamalt siduda süsteemidega. Kolmandaks siis keeleandmestike kogumine, mis on tegelikult just järgmiste aastate fookuseks, et meil on tõepoolest vaja palju andmeid, palju materjali selleks, et luua uusi süsteeme, treenida süsteeme ja ka kontrollida nende süsteemide siis töökindlust. Ja neljandaks siis seire ja koostöö, ehk siis plaanis on kaardistada kasutajate soovid ja vajadused, et veelgi paremini siis pakkuda keeletehnoloogilisi lahendusi, just selliseid lahendusi, mida tegelikult kasutajatel ka vaja on. Et tegevuskava siis paneb kokku Haridus- ja Teadusministeerium ja koostööpartneriteks on siis lisaks Eesti Keele Instituudile ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Riigi Infosüsteemide Keskus. Ja loomulikult kõik need ettevõtted ja asutused, keda siin eelnevalt on mainitud, on ka väga suureks abiks ja toeks kõigest selles, sest et ilma nendeta me ei suudaks üksi siin luua kõiki neid rakendusi. Ja keeletehnoloogia kompetentsikeskuse poolt ma tahaksin siis veel kord rõhutada, et me väga ootame teie küsimusi, kui teil neid on. Oleme alati valmis teid toetama, aitama erinevatele siis keeletehnoloogilistele probleemidele lahendusi leida.
ja ühtlasi ka üleskutse, et kui teil on selliseid andmeid, mida te oleksite nõus siis jagama meiega selleks, et saaks luua veelgi paremaid rakendusi, siis kindlasti võtke meiega ühendust, ktkk@eki.ee on meie meiliaadress või siis võite ka ükskõik kellele meist otse kirjutada. Ja kui teil on küsimusi, siis nüüd on see hetk, kus te võite taaskord jälle küsida. Ja meie proovime vastata nii hästi, kui oskame. Kas meil on tulnud küsimusi vahepeal? Jah, meil on siin mõned minutid on veel aega. Et ma väga loodan, et te sellest tänasest päevast siis saite enda jaoks väikese ülevaate sellest, et mis üldse see keeletehnoloogia on, mis sinna alla kõik kuulub, mis sellega on võimalik teha, kus seda on võimalik rakendada. Võib-olla teil tekkis juba ka endal mingid ideid, et kuidas teie saaksite siis kas oma töös kuidagi abi sellest keeletehnoloogiast või võib-olla teil on tekkinud mingi vajadus, et mul oleks vaja just nimelt sellist asja, mis lahendaks mulle selle või selle probleemi ära. Et ka seda, et kui teil on mingi vajadus konkreetse tehnoloogia järgi, et ka seda võite alati meile kirjutada või kirjutagegi meile, sest et siis need asjad hakkavad liikuma, siis need vajadused saavad ka rahuldatud, et need lahendused võib-olla siis ühel päeval jõuavad ka kasutajateni. Ma võin sulle lihtsalt ühe kommentaari lugeda. Ei oska midagi kohe küsida, nii palju põnevat infot ja teadmisi tuli, et vaja seda kõike veel selgitada. Jah, ehk siis kommentaariks oli, et nii palju põnevat infot ja teadmisi, et natuke vajab veel seedimist. Seega, jah, kui teil siin nüüd hiljem siis tekib küsimusi, siis ktkk@eki.ee võite kirjutada. Ja ma nüüd ei teagi, kas me tõmbame siis tänaseks otsad kokku või igal juhul veel kord suur tänu kõigile, kes täna siin osalesid, kogu meie tiimi poolt. Meil oli suur rõõm teile jagada kõike seda infot. Kui teid nüüd mõni teema hakkas süvitsi huvitama või tahate rohkem veel teada saada, et siis ka võtke meiega ühendust, saame teile jagada veel lisainfot, et tänane oli selline ikkagi küllaltki põgus ülevaade kõigest sellest, mis keeletehnoloogia maastikul siis toimub. Ja ma loodan, et me siis kohtume teiega veel.